Nii olulise teema puhul, nagu seda on elu lõpp, mis on meie kultuuriruumis surm kui selline olnud suhteliselt tabu teema. Et meil on kohustus lapse sünni puhul rõõmustada ja surma korral kurvastada, et see on kuidagi meie kultuuris kinni. On väga hea, et sai vaieldud pikalt, kõik osapooled said oma seisukohad välja öelda ja et see lahendus on selline, mis rahuldab nii õiguskantslerit, juristkonda, arvestab väga nagu inimese enda soovi ja tahtega. Tegelikult on elulõpu tahteavaldust saadud teha ka varem notari abil vastavat dokumenti koostades, kuid selline dokument ei ole kättesaadav meditsiinisüsteemis ja seda pole koostatud arsti kaasabil. Senine praktika, mis võlaõigusseaduse järgi on olnud võimalik, mida liiga palju ei kasutata, mille olemasolu siis selle nii-öelda paberi olemasolu sagedasti arsti ei pruugi teada, sest inimesel ei ole see käekotis või põuetaskus kuskil kodus lauasahtlis ja ka need tekstid seal on siis inimese enda teadmiste ja need teadmised on keskmise inimese teadmised tervishoiust ei ole väga kõrged, eks ole. Et siin ongi oluline see, et arst nõustab, selgitab inimesele ja pannakse kaks poolt kokku. Eelnõu juures algusest peale olnud Pille Saare sõnul õnnetuse korral arstid tahteavalduse teinud inimest abita ei jäta. Kedagi ei lasta lihtsalt ära surra, vaid oluline ongi see, et see minu kirja pandud olukord ja see kliiniline situatsioon või see terviseseisund, mis siis tekib, et seal hinnatakse, et kas see on nüüd see olukord, mida mina soovisin oma tahteavalduses. Et võtame näiteks sellise näite, et kui te kukute kokku, minestate ära, siis teile esmaabi kindlasti osutatakse, sest ei ole saabunud selline kliiniline olukord, mille te olete määranud oma elulõpu tahteavalduses, öeldes, et ma ei soovi elustamist sellisel juhul, kui mul on raske haigus, mis lõpeb nii-öelda, millel ravi ei ole ja mis lõpeb paratamatult surmaga. Et sellepärast ongi oluline panna täpselt kirja kõik, mida soovitakse, mida mitte, millistes olukordades ja rääkida arstiga. Ma olen kogenud hingehoidjana seda, et kui inimene teab, et tema elu kannatusi ei pikendata ilma asjata, kui lähedased teavad, see annab hingerahu. See annab inimesele rahu oma surmale, oma peatsele saabuvale surmale või kunagi saabuvale surmale. Annab rahulikult otsa vaadata. Võib-olla siin on ka see, mida me saame selle eelnõuga ka nagu harjutada. Me harjutame, mul üks hea kolleeg arst ütles, julgelt surmale otsa vaadata. Me ei karda seda sellisel moel, et me ei suuda sellest rääkida. Ja mis ma olen kogenud veel hingehoidjana, et see äng, mis pärast on lähedastel, kui kõik on jäänud rääkimata, kui ei ole teada, mida inimene on tegelikult soovinud, kuidas seda siis, kui ta enam ei ole teadusel. See äng, millega siis peab see lähedane edasi elama, ta ei ole julgenud sellele hetkel, kui see aeg on käes, rääkida. Et võib-olla see eelnõu annab ka sellise tõuke, et ka peredes räägime sellest omavahel. Riigikokku saadetud eelnõu plaanitakse jõustada 1. jaanuaril 2027, mis jätab piisava aja, et luua vajalikud IT-lahendused ja koolitada tervishoiutöötajaid.